Tere õhtust! Alustame saatesarja Taevarik ufodega 3. hooaega. Juba 3. Suvekuudel jõudis meieni mitu väga huvitavat kaastööd teilt, lugupeetud televaatajad. Järgnevates saadetes tutvustame neid teile koos asjatundlike kommentaaridega. Võib-olla on nii mõnigi teist juba jõudnud sirvida Igor Volke uut raamatut Täiendatud UFO-päevikud. Meie võtame selle raamatu lähema vaatluse alla mõnes meie lähemas saates. Mõni sõna veel ühest raamatust. Suvekuudel ilmus siia Tallinna Televisiooni stuudiosse raamat pealkirjaga Teadvus. Raamat tundub olevat põnev, autor usaldusväärne ja sisu meie saatesarja temaatikaga hästi kokku sobiv. Täname tundmatut saatjat ja lubame, et mõnes järgmises saates vaatame lähemalt, mida selles raamatus meile öelda tahetakse. Tiigripäev Tallinna loomaaias. Maakera elustiku väljasuremise lained läbi aegade. Usuteadlane Arne Hiob karmikäelisest jumalast. Igor Volke erakordsest ufovaatlusest Tšiilis ja suurimetajate mõistatuslikest hukkumistest. Jätkame saadet Tallinna loomaaias tõeliselt jumalikule loomale Ussuri tiigrile pühendatud päeval. Viimasel ajal räägitakse väga erinevates meediakanalites üsna sageli sellest, et käimas on meie planeedil mitmesuguse elustiku 6. väljasuremise laine. Oluliselt vähem räägitakse aga sellest, missugused on olnud need eelmised 5. Ja ma kasutan ära seda suurepärast võimalust, et härra Turovski on täna siin tiigripäeval Tallinna loomaaias ja oma tänase väga huvitava jutu alguses te mainisite ka seda 6. väljasuremise lainet, mis on siis vähemalt osaliselt või suurel määral seotud inimesega, aga ikkagi, missugused on olnud need eelmised 5? Eelmiste 5 suure, tegelikult neid oli rohkem. Neid oli tublisti rohkem. Viimane selline tõesti tohutu võimas väljas suremine leidis aset umbes 65 miljonit aastat tagasi. Tänase saate üheks peateemaks on maakera elustiku hiiglaslikud väljasuremised läbi aegade. Püüame selgusele jõuda, miks on Jumal, kes väidetavalt on kõige olemasoleva looja, miks on Jumal korraldanud nii, et aegade jooksul on ta korduvalt maakeralt minema pühkinud väga suures osas taime- ja loomaliike. Miks tabavad maakera elustiku aeg-ajalt üüratud katastroofid, hävitades rohkem kui poole siin olevast elustikust? Missuguseid stsenaariume kavandab Jumal seoses kiiresti kasvava ja maakera loodust laastava inimkonnaga? Kas meiega juhtub nii, nagu juhtus umbes 65 miljonit aastat tagasi dinosaurustega? Arendame seda teemat edasi koos teoloogiadoktor Arne Hiobiga. Mida mõeldakse Jumala all? Jeesus ise ütleb Samaaria naisele, Jumal on vaim. Ja Vanas Testamendis ühes kohas öeldakse väga lihtsalt, Jumala vaim täidab maailma. Kui nüüd Jumal on vaim, elav ja täidab maailma, siis on see kirjeldus, et nagu mingi vaimne dimensioon, kes nähtamatult on lähedal. Ja kui nüüd Jeesus ütleb Johannes evangeeliumis, et Jumalat nimetab isaks, ja ütleb, et mina ja isa oleme üks, siis see sõna üks tähendab ühtsust tegelikult. Ja kuidasmoodi nad siis nüüd üks on, mõne lause pärast ta seletab ka ära. Isa on minus ja mina olen isas. Müürid on langenud. No, piiblis on palju mitmesuguseid legende, niisuguste sündmuste kirjeldamist, mis on jäänud väga sügavale rahvaste mällu, no näiteks Noa laevaga seotud sündmused ja mõnede arvates me tänases globaalses ühiskonnas oleme jõudnud ajajärku, kus tunnetatakse, et
on võib-olla saabumas mingi uus niisugune veeuputust meenutav looduskatastroof või ühiskondlik niisugune tohutu muutus, kuna me oleme arenenud väga vastuolulises võtmes, ühelt poolt nagu saanud palju targemaks ja rikkamaks, aga teiselt poolt hävitanud kolossaalses mastaabis elavat loodust enda ümber ja maakeral on inimesi ju nii palju, et võib-olla need ei mahugi korralikult elama siia ära. Kas teie teoloogia doktorina, teadlasena, usuteadlasena võite ennustada või viidata mingisugustele niisugustele sündmustele, mis võiksid tähendada uue messia tulekut või midagi sellist? Üks niisugune viide on ka olemas Jeesuse kuulsast apokalüptilisest kõnest, mida ta teeb Õlimäe nõlval, kui nad vaatab seal templit ja jüngrid küsivad, et räägi tulevastest asjadest ja mis siis templist saab. Siis ta räägib mingisugusest hävituse koletisest seal templimäel ja sellest, mismoodi kivi ei jäeta kivi peale, mismoodi päike ei anna valgust ja päike pimeneb ja kuu ei anna valgust, tähed lendavad maha, mingi tähesadu. Verd, tuld ja suitsusambaid on prohvet Joel juba rääkinud ja seda nimetatakse ka hiljem. Ja siis taevavägesid kõigutatakse. Jätkame teoloogia doktor Aarne Hiobiga maakera elustiku ja inimkonna saatuse üle mõtisklemist tänase saate teises pooles. Täna teame, et dinosaurused ja paljud teised 65 miljonit aastat tagasi maakeral toimetanud liigid hävitas asteroidi kokkupõrge maakeraga. See asteroidi kokkupõrge põhjustas meie koduplaneedi elustiku 5. hiiglasliku väljasuremise laine. Anname tänases saates ülevaate 5 maakera elustiku väljasuremise lainest. Seejärel koondame peatähelepanu 6. maakera elustiku väljasuremise draamale, mis on väidetavalt suures osas seotud inimkonna tegevusega. Selles asjas jagavad selgitusi zooloog Aleksei Turovski ja Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran. No mingit kahtlust ei ole, et me kaotame praegu nädala vältel keskelt läbi 10 liiki. Ühe nädala vältel aastas. Täiesti võimalik, et me kaotame mõnikümmend, võib-olla mõnisada liiki. Taime, loomaliiki. Loomaliiki. Taimed ei sure nii kiiresti välja, jumal tänatud, kuid loomulikult ka taimedega on need lood sellised. Tuttav välismaa looduskaitsega tegelev inimene ütles, et me peame õppima, kuidas teiste eluvormidega koos eksisteerida. Et see on oluline, kuidas jagada maailma teiste eluvormidega. Nüüd on siis käimas 6. ülemaailmne elustiku väljasuremise hiiglaslik draama, mis väidetavalt on suures osas inimtekkeline. Juhul, kui Jumal on tõepoolest maailmaruumi ja kõige olemasoleva looja, siis lubage küsida, miks korraldab kõige vägevam aeg-ajalt perioodiliselt tema loodud liikide hiiglaslikke väljasuremise laineid? Küsisin seda
teoloogiadoktorilt Aarne Hiiobilt. Ikka see, et inimeste pilt Jumalast on hirmus inimlik ja hirmus naiivne. Uskuge inimesed, meie ei usu niisugust lolli Jumalat, pole kunagi uskunud. Pole kirikus ega kuskil usutud, et taevas mingisugune vanamees on. Pole kunagi olnud ega ole kunagi. Tähendab, Jumala puhul on räägitud ikkagi, ütleme lühidalt öeldes, ikkagi universumi vaimne alus, mis on ühtaegu nagu alus, ühtaegu nagu lähedal. Ta peab olema nagu väljaspool, sest teda ei saa otse tajuda, aga ta peab olema kõikjal kohal, sest ta on lõputu. Et nagu mingi muu dimensioon, muu tasand, kus juures on küll Jumalast rääkides toonitatud, et ta on personaalne, aga mingil juhul ei ole mõeldud niimoodi, et ta oleks nagu mingisugune piiratud isik. Kui me kujutleme ette, et ütleme nii nagu karikatuuride peal on, mingi mees on kuskil taevas, no mingi habemega vanamees, eks ole, siis ta on ju väiksem kui universum, ta on universumi sisene olend. Pilveserva peal. Just, aga siis ta isegi puht definitsiooni kohaselt on ju lood hulka kuulub. Mitte looja ei ole, kui ta on universumist väiksem universumi sisene olend. Ta on samasugune olend nagu lõvi, leopard, tiigrid, eks ole, inimesed, et tal ei ole mitte midagi Jumalaga pistmist ja niisugust Jumalat pole kristluses küll kunagi olnud. See on valesti mõistmise või siis ignoreerimise tagajärg. Ja isegi kui rääkida, ütleme sellest, et mida Jumal mõtleb, et kui need liigid välja surevad või mingid taolised küsimused, et siis on väga ilusasti toonitatud, et Jumal ei saa mõelda diskursiivselt, loogiliselt, kaudselt, vaid Jumal mõtleb intuitiivselt, vahetult. Et see tähendab mingi niisugune tasand, mida võiks mõelda tema, kes on igavene. Seda me suudame ainult aimata. Ja ilmselt ikkagi Jumalal on tõesti suur piltlikult öeldes, Jumal on suur ekraan ees, eks ole, kus tema vaatab kogu süsteemi ja mõtleb, et tead, need väiksed asjad siit, mis mõnele paistab, et see on, ma ei tea, kui tähtis tegelikult tuleks muuta ümber, et läheb veel paremini. Et see on piltlik jutt nüüd. Et ilmselt ta nii on, et me ei taju üldse, mis peaks igavesti olema, mismoodi igavik peaks olema. Filosoofid ütlevad juba antiik-Kreekast peale, et see, mis on olemas, ei saa muutuda olematuks, sest olematust ei saa olemas olla. Kui olematus on olemas, siis ta ei ole olematus, vaid olemine. See tähendab, et ongi lõpuks üks muutumine. Saate teises pooles arendame edasi järgmisi teemasid. Teeme lühikokkuvõtte inimkonna teadmiste avardumisest viimase 100 aasta jooksul seoses maailmaruumiga. Ja küsime, kuivõrd võib muutuda meie arusaamine ettekujutus maailmaruumist eeloleva 100 aasta jooksul 22. sajandi alguseks? Ja millal õnnestub täielikult lahti muukida ufode saladus? Jätkame hiljutise ufovaatlusega Tšiilist. Kommenteerib Igor Volke. Et see on siis 10-15 minutiline efektne öövaatlusseadmetega registreeritud tundmatu lendav objekt Tšiili õhuruumis. See on laevastiku luure poolt registreeritud ja siis see materjal on töödeldud juba väga kõrgetasemelise komisjoniga, kuhu kuulusid siis nii akadeemilise ringi esindajad, kõrgemad sõjaväelased, siis Rico Bermudes komisjoni esimees, kes nüüd kavalalt lahkus 1. jaanuaril 2017 ja mul nõukogude ajast meenub, kuidas tehti väga strateegilisi otsuseid või materjalide avaldusi just siis, kui on ohutu tsoon, eks ole, et nagu maadlus Matši heide väljaku või Tartami servas, et kui härra lahkus, siis ta pidas ilmselt oma kogemuse või oma teenistusperioodi kõige värvikamaks fenomeniks ikkagi sellist materjali, millele ka ju Podesta valimiskampaanial USA-s viitas, et tõi sellise materjali avalikkuse ette ja seda nüüd siis levitatakse maailmas. Et ta on öövaatlusseadmega armee mitmest allikast registreeritud ja väga tähelepanu vääriv. Et seal on nagu kahest elemendist koosnev objekt, ütleme nagu siin Petri vaatluse puhul kuu või päikeseketas, millel on lisasegmendid. Seal on ka kaugelt vaadates algul üksik objekt, siis ta on nagu kahest osast koos. Siis ta tekitab väga mahuka lisajäljendi suure nagu tuubi või koridori või kanali keskkonda
sadades meetrites, mis on helendav ja kogu selle objekti kohta on siis see komisjon ja siis ka Bermudes ise öelnud või kindraliaukraadis mees, eks ole, ütleb, et me ei tea, mis objektiga tegemist on, küll aga me teame kindlasti, mida ta ei ole. Ja seal on loetletud siis 10 meile teada olevaid nii-öelda keskkonnaobjekte, milleks see objekt ei ole. Ei lennumasin, ei mingi atmosfääri nähtus. No siin on Veenuse vaatlused, Jupiteri vaatlused, õhupallid, tirisaablid, Hiina-laternad, ilmastiku muutused, miraažid, peegeldused. Ja seda kõike see ei ole? Seda kõike see ei ole, et kui sellele komisjonile, kuhu kuuluvad ikkagi eksperdid, kus on tehnilised vaatlused, kus on radarvaatlus, öövaatlusseadmetega salvestus, et kui see valmistab neile peavalu, siis väärib tõsist tähelepanu ka meie saates. Georgi tänane kosmoseuudis viib mõtted kosmosearheoloogia radadele. Ameerika kosmoseteadlane Jason Wright on veendunud, et enne inimkonda elasid meie planeedil, aga võib-olla ka Marsil ja Veenusel teistsugused intelligentsed olendid. Pennsylvania ülikooli astrofüüsik Wright on arvamusel, et Maal ja võib-olla veel mõnel päikesesüsteemi planeedil elasid miljardeid aastaid tagasi kõrgelt arenenud ja kosmosetehnoloogiaga tegelenud olendid. Miks nad siit lahkusid? Võimalik, et sõdade ja kliimamuutuste pärast. Teadlane kirjutab, et need algupärase tehnoloogiaga tegelenud liigid võisid elada Maal, Veenusel või Marsil, kuid planeetidel toimunud muutused hävitasid nende kohta tõendid. Astrofüüsik Wright on veendunud, et kuskil planeetide sügavas pinnases võib olla märke nende olendite elu ja tegevuse kohta. Suuri lootusi pannakse kosmosearheoloogia arengule. Viimase 100 aasta jooksul on inimkonna arusaamine maailmaruumist muutunud väga suurel määral. Aastal 1919 oldi teadusmaailmas kindlad, et universumis on ainult üks galaktika, meie linnutee. Meie linnutee, see ongi universum. Nii arvati aastal 1919. Sajand hiljem, 21. sajandi alguseks on tekkinud arusaam, et universumis on lisaks meie galaktikale, linnudele veel vähemalt 140 miljardit galaktikat. Niisiis 1 versus 140 miljardit. Meie jaoks on universum paisunud hiigla suureks ja arusaamine temast on hoopis teistsugune kui 100 aastat tagasi. Mida me teame universumi maailmaruumi kohta 100 aasta pärast, 22. sajandi algul? Seda ei tea vist täna mitte keegi. Võib-olla oleme selleks ajaks saanud aru isegi sellest, mida kujutavad endast tegelikult need nõndanimetatud tundmatud lendavad objektid. Kust nad tulevad, kes nad on ja mida nad maakeral teevad. Üks on aga selge juba praegu. Tänaseks on kogunenud niisugune hulk usaldusväärset informatsiooni UFOde kohta, et nende olemasolu eitada ei ole enam võimalik. Olgu siis nende päritolu missugune tahes. Üheks mõistatuslikuks nähtuseks, mida sageli UFO fenomeniga seostatakse, on nii kariloomade kui ka metsloomade massilised hukkumised. Viimastel aastakümnetel korduvalt tuvastatud maakera erinevates piirkondades massilisi loomade hukkumisi. No 10 000 kaupa on erinevad loomaliigid siruli maas ja keegi ei saa õieti aru, millega tegemist on, mis on juhtunud. Kas hiljem on tulnud ka mingit täpsemat selgitust või oletust, mis siis põhjustas niisuguse massilise loomade suremise?
siin on õige koht tuletada meelde arvestatavaid keskkonna anomaaliaid. Need on 3 väga huvitavat kategooriat. Üks on viljaringid, millest meie sari on juba teinud nagu põgusa sissejuhatus. See on aastakümnete jooksul 10 000 viljaringe. See väljub maailma erinevates piirkondades ja mõnedes piirkondades ekstra, et see väärib nagu tähelepanu. Sinna on pööratud nii teaduse kui ka entusiastide tähelepanu, kuid selget ühemõttelist vastust või tulemust fenomenile ei ole. Teine kategooria on nii nimetatud loomade lõikumised või mutilatsioonid. Et kuulus tegija Linda Moulton Howe, kes on seda valdkonda 15-20 aastat väga usinalt uurinud ja kes teenis oma ajakirjandusliku ja uurimismaterjaliga ütleme valitsuse luure ja eriringkondade tähelepanu, et talle anti juurdepääsu veel ekstra materjalidele. Et ligi 10-15 aastat intensiivset väga kõrgete ja spetsialiseeritud komisjonide uuringuid lehmade lõikumisega, see toimub üle maailma eri piirkondades, aga valdavalt on siis Põhja-Ameerika Ühendriikide ja Kanada territooriumil. Et ei ole leidnud samamoodi vastust. Ja kolmas siis massiline on, kus on miljonid inimesed on segatud sellise öisesse, paradoksaalsesse uneseisundis või unenäos vääris esineva anomaaliaga kokkupuutesse, mille nimi on siis inimrööv, aga seda loomulikult jutumärkides. See on mingi ehk abduction, nagu teda läänes nimetatakse. Seal on selgelt järgitavad teatud kindlad skeemid inimese indiviidi aadressil sooritatavate uuringute või lähenemistega, identiteedi sõltumatuse puutumisega ja samal ajal intrigeeriv selles tähenduses, et selle peale on üles ehitatud terve rida eriti moodsaid kaasaegseid spekulatsioone, niinimetatud hübriidide ja tsivilisatsiooni ülevõtmise nagu kontseptsioonina. Aga need on ilmselt meie tulevased teemad kindlasti. Mõistatuseks on jäänud ka erinevate veeloomade, näiteks delfiinide ja vaalade massilised hukkumised. Elukeskkonna ja elustiku ulatusliku hävitamisega on inimkond vees, maal ja õhus suhteliselt lühikese ajaga hakkama saanud. Selles võib igaüks veenduda ka Tallinna loomaajas, Ussuri tiigri või Amuri leopardi saatusega tutvudes. Inimene on nende imeliste loomade elupaiga looduses suures osas hävitanud. Inimene pakub neile ka viimast pelgupaika, puuri loomaaias. Näiteks Amuri leopardide arv maailma loomaaedades on kordades suurem kui nende arv vabas looduses. Maailma parandajana selle sõna kõige paremas mõttes on silma paistnud ka Tallinna loomaaed. Novembris 2009 filmisime siinsamas selle Amuri leopardi elupaiga juures Tallinna loomaaias Amuri leopardi Kaia. Vahetult enne seda, kui tal algas reis Suurbritanniasse, Lõuna-Inglismaal asuvasse Märveli loomaaeda. Ja tänaseks on Kaia elu kujunenud päris huvitavaks. Signe, kui lühidalt kokku võtta, mismoodi siis Kaia elu seal Märveli loomaaias jätkus ja millega ta on tänaseks hakkama saanud ja kus ta praegusel hetkel asub? Kaia elab jätkuvalt Märveli loomaaias. Kaia suurimaks saavutuseks on siis 2 pesakonda kutsikaid, kellest üks on juba täiskasvanu ja on oma eluga alustanud nüüd siis küll Ameerika Ühendriikides. Ja praegu 2 viimase pesakonna kutsikat elavad veel koos temaga. Kaia tegelikult aastaid ei saanud poegi, et tal oli küll partner, aga vahetati partner ja siis see kooslus töötas. Mis on siis looduses juhtunud Amuri leopardiga? Miks on nii oluline, et seda liiki püütakse vähemalt paljundada loomaaia tingimustes? See ei ole mitte ainult paljundamine, vaid tegelikult on ju ka laias laastus välja valitud loomad,
kelle järglased saadetakse uuesti kaugitta nii-öelda pooltehislikele kaitsealadele. Et üks nendest, kelle järglased sinna lähevad, on tegelikult ju Tallinna Loomaaia loom, mille üle me oleme nagu hästi õnnelikud ja seal looduses on nende kõige suurem probleem ikkagi see elupaikade killustumine. Et kunagi olid suured alad, kus nad said elada, aga seal on ikkagi metsad ja raied, inimasustus, kõik see raudteed, kõik on seda elupaiku nii palju killustunud, mis omakorda... Kus nende Meelis elupaigad asuvad? Segalehismets nagu Taigale täitsa omane. Aga geograafiliselt? Ta on ikka Kaug-Ida, seal Hiina ja Venemaa ja Põhja-Korea. Seal ristumisalal, jah. Et mõned leopardid on avastatud ka Hiinast, et tegelikult on hästi palju rajakaameraid üles pandud looduses, et tänu sellele me saame nagu looduses olevate loomade kohta paremat tagasisidet, et kõik need loomad neil on ju kõigil oma spetsiifiline märgistus. Kõik see täpiread, et see on nagu igal loomal nagu täiesti spetsiifiline. Nii nagu inimesel sõrmejälg? No jah, põhimõtteliselt küll, et nad on nii palju pildistatud rajakaameratest, et ikkagi tuvastatakse, et on need emmid ja numbrid on neil tegelikult nii-öelda, osadel on isegi nimed pandud. Kui palju neid vabas looduses on liikumas näha? Hetkeseisuga arvatakse olevatuks 60-70. Ka väga väike number. Väga väike number, jah. Aga loomaaedades? Loomaaedades on tänase päeva seisuga 216 looma üle kogu maailma. No, mis on ikkagi oluliselt rohkem kui looduses, aga kas seda ohtu ei ole, et ühel päeval on nad kõik omavahel sugulased ja võib-olla niisugune geneetiline kood hakkab paigast ära minema? See risk on muidugi, et ilmselt nad kõik juba natukene ikkagi on, et see ongi koordinaatori töö hoida seda geneetilist mitmekesisust, et kellel antakse luba paljuneda, kellel mitte, et need paljundamisload antaksegi puhtalt geneetilisel alusel. Ja. Signe, te teete siin tõesti väga tänuväärset, ma ütleks, et see on töö, kannate niisugust missiooni, mis on väga tänuväärne igas mõttes. Kas sulle tundub, et sellise tegevusega on võimalik kuidagi moodi pidurdada või vähemalt aeglustada seda liikide väljasuremist, millega me täna maakeral ikkagi kahetsusväärselt sageli kokku puutume? On tegelikult ju mõned asjad, millega me saame siin abiks olla kaugel nende loomade jaoks, keda me toetame, et oma käitumist muutes. Tõsi, oma käitumise muutumisega peaks inimkond tegelema võimalikult kiires tempos. Pole välistatud, et hiljuti maakera erinevaid piirkondi hullult räsinud tornaadod pole midagi muud kui looduse vastus inimkonna pöörasele hävitustööle. Jääb mulje, et käimasolev maakera elustiku 6, suurel määral inimtekkeline väljasuremise periood on justkui looja vastus inimkonna elukeskkonda laastavale tegevusele. Lõppude lõpuks oleks kasulik aru saada, et maakera elustiku hävitamine lõpeb varem või hiljem sellega, et siin ei saa eksisteerida ka mitte mingisugused kõrgemad eluvormid. Võimalik, et häving ootab ees ka inimkonda. Niisugune lõpp saabub tõenäoliselt enne, kui me jõuame koloniseerida naaberplaneedi Marsi. Seevastu näib, et maavälised tsivilisatsioonid on maakera loodust ja siinseid maavarasid kasutanud miljonite aastate jooksul kordades arukamalt. Igatahes teadaolevalt ökokatastroofe nad veel põhjustanud ei ole. Senised elustiku väljasuremise lained on toimunud hoopis muudel põhjustel. Palun kirjutage meile, kuidas oleks teie arvates võimalik peatada või vähemalt pidurdada maakera elustiku 6. väljasuremise laine edasist arengut, mis väidetavalt suures osas on inimtekkeline. Kas lähikontakt maaväliste tsivilisatsioonide esindajatega kiirendaks teie arvates nende probleemide lahendamist? Kirjutage meile või avaldage mingil muul moel oma arvamust, jääme neid huviga ootama. Tänan teid vaatamast ja kuulamast ja kohtumiseni juba 2 nädala pärast.